tere! Mina olen Kärt Muust ärikoolist ja täna on meil live Sandra Pärnitsaga, kes just lõpetas tegelikult sotsiaalmeedia spetsialisti eriala ja ma vaatan, et ta ongi meil kohale jõudnud. Tere, Sandra! Tere! Nii, kas mind on hästi kuulda? Ja kas mind on? Jaa, väga hästi. Tead, see oligi selline kontrollküsimus. Kuule, väga tore, et sa leidsid täna aega meiega siin natukene vestelda ja ma juba põgusalt tutvustasin ennast, et kordan veel üle, et meid siin tuleb juurde, ma näen. Mina olen Kärt siis Muust ärikoolist ja täna teeme otseülekande siis Sandraga, kes meil just detsembrikuus lõpetas sotsiaalmeedia spetsialisti kursuse. Just. Ja tead ilma pikema jututa äkki. Võid alustuseks ennast äkki natukene tutvustada, mis sa teed, kuidas sa üldse sotsiaalmeediaga seotud oled või nii paari lausega? No, mina olen Sandra. Mis ma siis praegu teen? Hetkel olen lapsega kodune, kasvatan last ja sotsiaalmeediat siis ise kõige rohkem, kõige tuttavam ongi see, kui palju ma ise kasutan endal Facebooki, Instagrami, või seda YouTube'i ja TikTok'i. Et nii-öelda sotsiaalmeediat ma mõtlesin, et võiks õppima hakata sisuliselt hästi nagu põhjalikult, sest et see pakkus mulle hästi palju huvi. Et üks asi on see, et sa teed selle postituse, teed selle pildi, aga mis töö ja mis vaev tegelikult selle taga on, et see huvitas mind kõige rohkem. Okei, väga lahe, sest tänapäeval need inimesed, kes ei olegi võib-olla sotsiaalmeediaga seotud, nad ei eeldagi, et postituste tegemine võiks ju võtta rohkem aega, et teedki selle teksti valmis, mis see siis on, aga tegelikult jah, et seal on palju rohkem nii-öelda peidus. Täpselt. See nõuab ikka tegelikult väga palju mõtlemist, visuaalid ja kõik sellised, et see ei ole jah lihtsalt üks tekst, üks pilt ja ongi valmis, et see nõuab palju rohkemat. Ja tead, ma küsin ka sinult, et kuidas sa tegelikult Muust ärikooli just jõudsid? Mul oli kevadel üks coachingu programm pooleli ühe naisterahvaga ja siis me kuidagi panime need punktid kirja, mis mulle meeldib. Ma ise nagu pean ennast loovaks inimeseks, mulle meeldib vahel ka kirjutada. Mulle sobib samas mul meeldib alati selline reklaami pool. Ja siis tuli aga hakata otsima kuidagi mingit sellist eriala, mis nagu seostuks sellega, sest ma tundsin, et ma nagu ei taha olla võib-olla kuskil, ütleme nii, ülikoolis õppida spetsiaalselt turundust, et ma tahtsin õppida nagu midagi spetsiifilisemat. Ja siis ma leidsingi ühe kooli, kes õpetab sotsiaalmeedia spetsialisti eriala, aga see oli jälle 2 aastat liiga pikk minu jaoks, sest ma tahtsin seda kohe selgeks saada, kohe ära õppida ja kohe ka rakendama hakata. Aga siis oli vaja leida uus lahendus ja ma otsisin siis märksõnaga sotsiaalmeedia spetsialist ja lõpuks ma leidsingi Muust ärikooli. Hästi palju uurisin selle kooli kohta, sest et ma ei olnud ennem selle kooli kohta ju mitte midagi kuulnud. Uurisin, lugesin tagasisidet, vaatasin Facebooki, vaatasin Instagrami, vaatasin korralik keeltöö ja siis ma veel guugeldasin neid lektoreid ka, ma mäletan, et kes nad siis on nagu päriselt ja siis otsustasingi, et registreerin end ära ja septembris hakkasid kursused pihta. Okei, väga lahe, aga tead, mis sa selle kooli juures võib-olla kõige rohkem õppisid või mis sinu enda jaoks oli võib-olla selline kõige uudsem või kõige uuem teadmine? Kõige uuem teadmine oli see, et tuleb teha sisuplaan kohe kindlalt. See teeb su elu palju lihtsamaks. Mis mul veel hästi selliselt kõrvu jäi kõlama oli see, kui need lektorid rääkisid, et testi postitust, vaheta pilti, tee midagi muud, vaata, et see on nagu hästi oluline, et vahel tõesti mõni reklaam ei õnnestu, pole hullu, paned edasi, et testi. Et see testimine jäi mulle hästi palju meelde. Okei, aga sa praegu oled ka rakendanud seda nii, et uut teadmist ka süvitsi nüüd siin mõne kuu jooksul? Ja kui mul oli see Facebooki
leht, mida ma praktika korral haldasin, siis ma Mhm. tegin hästi palju erinevaid sisuloometekste sinna, pilte, et igast asju sai nagu testida, aga eriti nagu uhkeks tegi see, kui ma tegin oma esimese reklaami. et see oli kõige ägedam. Okei. Need kõige esimesed korrad võib-olla ongi sellised väga, jah. Ja ma mäletan, et ma ei julgenud üldse, ma ei julgenud üldse esimest postitust teha sinna Facebooki. Mu jaoks tundus see nagu maailma lõpp. Mul on nagu tegelikult tekst valmis, mul on pilt tegelikult olemas, aga ma lihtsalt ei julgenud seda postitust teha. Et see oli nagu, ma ei tea, ma kartsin, et võib-olla keegi ei vaatagi seda või keegi ei pane like sellele, et mul oli nagu hästi meeletult suur hirm selle osas, aga panin selle postituse sinna Facebooki ülesse ja see minu meelest sai päris palju head tagasisidet ka, et pärast seda enam seda nii-öelda hirmu küll enam ei ole, et see nende postituste osas. Okei, võib-olla ongi see, et esimest korda teed ära, siis on jah leevendus, et see on tehtud, nüüd saab siit ainult edasi minna. Ja, täpselt. Okei, tead, aga kuidas sa võib-olla nüüd pärast, sul said need õpingud nüüd läbi, et kuidas sa tunned, et mis on võib-olla su selle aasta alles algas, on ju, et mis on su selle aasta võib-olla kõige suurem eesmärk, et kas sa tahadki sellega nüüd sünnitsi edasi tegeleda või mis sa nüüd tunned, et pärast õpinguid, mis võiks selle nii-öelda eriala või uute teadmistega peale hakata? Veebruaris hakkab mul see projekt, millega ma hakkan tegelema ja nüüd ongi nii, et teooriad on ju tegelikult käes ja teooriat saab ka alati õnneks pärast õpinguid ka veel 3 kuud järgi vaadata, mis on väga suur pluss minu meelest. Aga tulebki hakata teooriat ka päriselt ka praktiliselt nüüd rakendama, et tulebki lihtsalt kõvasti praktiseerida ja vajadusel kõik oma vitsad ka kätte saada, et siin midagi muud polegi, et ainult praktiseeri ja testi. Okei, aga sul ongi selles mõttes plaan nüüd selle digi- või sotsiaalmeediaga siis edasi minna? Ja, absoluutselt. Et see on nagu ka lapse kõrvalt ülihea, et sa saad teha kodukontorit. Et minu jaoks oligi oluline see, et vajadusel ma saan alati teha kodukontorit. Et ma arvan, et tänapäeval see maailm kuidagi liigub juba selles suunas, et väga paljud inimesed enam kontoris võib-olla tööd ei teegi, kõik teevad kodus arvuti taga, et ma tundsin, et ma tahaks ise ka niimoodi. Ja, et see sotsiaalmeediaõpe ilmselgelt või üldse ja digiturundus sotsiaalmeedia ju tagabki selle, et sul on ainult arvutid vaja, ütleme Jah, nii. täpselt, et töötad seal, kus tahad. See on nagu minu jaoks jah, hästi põhiline. Et võib-olla isegi kui mõnda aega ma olen seal sotsiaalmeedias tegelenud, õppida isegi edasi digiturundust, ka see tundub minu jaoks nagu hästi nagu põnev, et ma olen nagu lugenud, mida see sisaldab, aga tegelikult see on nagu täiesti must maa minu jaoks, et nagu oli ka nii-öelda sotsiaalmeedia spetsialisti eriala alguses. Et võib-olla jah niimoodi samm-sammu haaval ja siis võib-olla ei jookse ka kokku, et üks etapp korraga. Täpselt. Aga tead, ma küsin ka sinult, et mis on sinu see võib-olla lemmiksuund just selle sotsiaalmeedia juures, et ongi võib-olla, ma ei tea, tekstide kirjutamine või visuaalne pool, et mis on see, mis köidab võib-olla kõige rohkem? Ma arvan, et mind köidab kõige enam tekstide kirjutamine ja sealt edasi tuleb ka visuaalne pool. Minu meelest isegi visuaalne pool on veidi raskem, et tekstide kirjutamine on märksa lihtsam minu meelest. Et visuaalse poolega tuleb see õige pilt ikka leida ja see peab nagu hästi minema kokku selle tekstiga, et kindlasti teksti kirjutamine on minu jaoks lihtsam. Okei, ja meeldivam ka, nagu ma aru saan. Absoluutselt ja et sa saad ju hästi palju, sa saad meeletult loov olla, et saad kirjutada täpselt seda, mida sa tahad, et see postituse juures oleks hästi sobiv. Tead, ongi väga huvitav seda tegelikult kuulda, sest inimesed on ju nii erinevad ja kõigil ongi enda mingid lemmiksuunad, et mõne ongi visuaalselt võib-olla oskabki paremini visualiseerida ja teisel tuleb see kirjutamine palju lihtsamalt välja. Teisel jällegi läheb aega, et seda on väga huvitav teada ka. Ja. Aga tead, kui sa ei oleks täna võib-olla avastanud seda sotsiaalmeediat või meie kursust, et mis sa arvad, kus sa siis täna oleksid, et mis on see eriala võib-olla, millega sa oleksid seotud või on see ikkagi kindlalt
digimaailmaga kuidagi ühenduses? Kusjuures ma mõtlesin selle peale üsna pikalt ja ma arvan, et mulle oleks võib-olla pakkunud isegi huvi minna õppima fotograafiat. Et mulle meeldib tegelikult pildistada ja mulle meeldib pilte töödelda, aga mul ei tule vahepeal see töötlus üldse hästi välja. Aga üldjuhul olekski võib-olla läinud fotograafia peale, aga samas ma ei tea, sa saad ju seda fotograafi tööd teha ka kas või hobi korras, et hobi võiks ka olla see, mis tooks ju raha vaata sisse. Et võib-olla läinud hoopis seda teist teed, ka samuti jälle loovtee, on ju. Ja tead, tegelikult see fotograafia ka, et kui sa nüüd tahadki edasi ju õppida, ma ei tea, digiturundust või mis iganes, sa oledki väga pädev selles digiloomes, siis fotograafiat sa võid juba ju eraldi nii-öelda teenusena edaspidi pakkuda või toota fotograafiat teha. Et siin on väga palju saab mängida nende erinevate aspektidega. Ja nad tegelikult sobivad üldjuhul ju omavahel ülihästi ka kokku. Ja täpselt, et see on kindlasti, ma arvan, suurt võib-olla, kus sa ka sihid, et kui sul on ka see selline südamesoov, et millega tegeleda. Aga tead, mis rolli see sotsiaalmeedia sinu jaoks nii-öelda ühiskonnas mängib, et okei, see on võib-olla mugav töötada selles vallas, aga mis kasu see võib-olla toob, ma ei tea, ettevõtetele või mis sina nii-öelda annaksid enda poolt neile? No üldjuhul on ikka see, et kui sul on oma äri või oma ettevõte, siis sa peaksid olema sotsiaalmeedias, sest paratamatult oleneb, vaata, osad ettevõtted on need, millel ei peaks olema sotsiaalmeediat, on ju, et lihtsalt läbi kodulehe lähed ja leiad selle inimese. Aga minule nagu endale isiklikult meeldib, et kui ma otsin mingit toote või asja kohta infot, siis mulle meeldib lugeda inimeste tagasisidet. Hästi oluline on see sotsiaalmeedias, et Instagram ja Facebook ja TikTok ja YouTube tegelikult annavad ühe toote kohta ju tegelikult nii palju infot. Et see mängib minu elus suhteliselt suurt rolli ka nagu isiklikus elus või perekonna või tuttava näol. Sa näed, kui kellelgi on olnud mingi suur sündmus ees või oli ära juba, nii et igas mõttes ta mängib paratamatult hästi palju rolli. Ja sotsiaalmeediat me nagunii ei saa enam selles mõttes. Täpselt. Ja, aga tead, kus sa võib-olla näed ennast nüüd 5 aasta pärast? Kas samamoodi, mis nii-öelda eesmärgid on, et okei, 5 aasta pärast ma võib-olla tahan juba seal olla, just nende õpingute raames või ametikoha raames või mis mõtted on? No 5 aasta pärast ma mõtlesin hästi pikalt selle küsimuse peale, aga ma ütlen ausalt, ma ei oskagi vastata. Eks ta tõenäoliselt minu arvates läheb ikka selles suunas, et ma töötan kuskil ägedas kollektiivis, ma tegelen digiturundusega, sotsiaalmeediaga. Et eks ta sinna poole kuidagi küündib, aga kunagi ei tea, mis elus vaata ette võib tulla, aga tõenäoliselt ta sinna poole läheb ikka. Okei, väga äge. Ja tead, ma küsingi sinult, et sa nüüd läbisid selle Mausterikooli kursuse ja kui nüüd kuulavadki meid inimesed, kes võib-olla, ma ei tea, mõtlevad alles, et okei, ma veel ei tea, kas ma tahaks seda õppida, aga samas mingi väike huvi on, et mis on sinu nii-öelda soovitus või nõuanne inimestele, kes võib-olla kahtlevad, samas neil on mingi huvi olemas, et kas õppida üldsegi sotsiaalmeediat? Muidugi õppida. Selles suhtes ma ütlen, et ükski eriala tegelikult ei jookse sul mööda külge maha. Et alati on tegelikult ju hea saada teadmisi juurde. Sa saad tegelikult ju sellest koolist ka tutvusi juurde, et ka see ju võib edasi anda selle tõuke selleks, et sa saad juba sotsiaalmeediaga tegelema hakata. Et ma arvan küll, et julgelt inimesed võiksid kandideerida, sellepärast et lektorid on oma ala professionaalid ju siin. Isegi kui sul tekib kodutööde osas küsimusi või üleüldse mis küsimusi sotsiaalmeediaga, alati on need inimesed valmis sulle vastama, nad aitavad sind, et see toetus on nagu hästi-hästi suur ja mõnus. Okei, seda on väga tore kuulda muidugi. Aga mis oli see võib-olla, mis siin kõige rohkem selle kooli juures küll paelus, et ma saan aru, sa tegid seda eeltööd hullult palju. Ja. Lõpuks, kui sa nüüd selle kursusel läbisid, et mis oli see üks asi võib-olla, et mis kutsuski kohe sind, et okei, davai, nüüd ma kandideerin, registreerin? Mulle kõigepealt sümpatiseerisid need lektorid, ma guugeldasin neid ka räigelt palju, et hästi oluline oli, kes minu jaoks need lektorid olid või millega nad tegelevad, on ju.
Siis teine, mis mulle väga meeldis, oli, et see toimus Zoomi keskkonnas. Ma sain osaleda koolitusel ükskõik, kus ma olin. Samuti õhtused kellaajad ja eriti hea oli ka see, et see toimus kõigest, mitte küll halvasti, aga ainult üks kord nädalas ja 2 tundi ja 15 minutit, et kellaaeg, asukoht ja lektorid olid need, mis mängisid hästi suurt rolli minu jaoks. Okei, tead, väga äge on kuulda kõike seda sinupoolset tagasisidet. Ja tead, mul oli väga tore sinuga vestelda. Aitäh selle kiire ülevaate eest ja kindlasti Sandrast me kuuleme veel. Vaatame äkki, ma ei tea, aasta lõpu poole tuled jälle rääkima ja siis saame juba vaadata, et kus sa jõudnud oled. No täpselt. Ja tead, aga veel kord sulle suur aitäh, et sa olid nõus rääkima tulema. Aitäh kutsumast. Ja ikka ja tead, ja kui huvilistel tekkis ka mingi kursuse vastu huvi, siis võib vabalt kas meile kirjutada, joonistada, helistada, et mouse.ee lehelt saab väga palju uut informatsiooni ka tulevaste kursuste kohta. Aga Sandra, sulle veel kord aitäh ja näeme siis varsti. Näeme varsti. Ja, tšau kõigile.